Salajutud podcast ja selle hooaja eelviimane episood. Hakkab jälle meil väike episood või hooaeg otsa saama. Aga pole hullu, hakkab kohe elus. Kusjuures ma korra mõtlen, täna hommikul lambist oli see idee, et vaata eelmine või üle-eelmine aasta vist tegime suvel terve pika pausi. Et me võiks see suvi ka, mitte terve suve pausi teha, aga meil see nüüd järgmine hooaeg lõppeb mais. Äkki augusti teeks mingi väikse pausi ja siis septembrist algaks. Jah, tegelikult võib-olla me peaksime hoopis nii naglad olema, et peaksime peale iga hooaega mingi väikse pausi tegema. Kas või nädal. Jah. Et nagu, muidu meie siin ainult teame, et uus hooaeg, no one gives a shit. Jah. Teile ka on äkki nädalake ootus, kuigi inimesed praegu juba kogu aeg kirjutavad, ei, et te peate 2 episoodi nädalas tegema, kui me teeme nädalase pausi, siis tuleb mingi full sõda. Be so for real. Ja tead, ma arvan, et kui me teeksime peale iga hooaega kas või nädalase pausi, siis see tegelikult annab meile ka natuke rohkem seda wiggle room'i, sest vaata ikka vahepeal me käime kuskil reisimas või mingid asjad. Et meil on ikka vahepeal niimoodi öeldud, et nädalas salvestame juba mingi, ükskord kunagi salvestasime 6 episoodi 1 nädalaga ära, see oli enne mingit oppe või asja. No see oli muidugi ammu, et nii palju ette teha on. Esiteks see on nagu tüütuks, aga lihtsalt, et tahaks ju vahepeal nagu jäppida, mis vahepeal on toimunud ja siis see kõik nagu kaob ära. Ja siis vahepeal toimub nii palju, et me oleme ette salvestanud, siis kui tuleme, siis me tahame sellest rääkida ja siis need, kes ei taha meid kuulata, neil on horrid episoodid. Ainult meie jäpp käib. Reaalselt ma ei saa sellest aru, sa just rääkisid, et mis kommentaari keegi oli pannud umbes, et keegi teine võiks seda podcasti teha, et tahab ainult kirju kuulda. Ei, ta oli, et ei mitte, et ta taha isegi, kirju tahab kuulda, vaid selline kommentaar oli, et ta on nii õnnetu, et meie tegime selle kontseptsiooni, sest et see kontseptsioon on nii hea, et keegi loeb kirju, et talle meeldib need kirjad, aga meid ta ei salli silma otsas. Et ta põhimõtteliselt hambad ristis, paneb see podcasti peale, stab kirju kuulata, aga meie rõvedad lõustad on ka veel. Aga fun thing about that on see, et kuula ka rõõmu või kuula kurbusega, meie teenime ikka raha. Ja tegelikult ju, minu arust on ju tulnud nii palju neid podcast'e veel, et meil on hea idee, loeme kirju, et selles mõttes, et neid kirja lugemis podcast on kindlasti veel. Või siis, mis sa käskis mul kuulata nüüd, kui me sealt Kirstordile? See ongi selle kirjade lugemine, see on häälsõnumid, aga võid seda kuulata, see on ka inimeste lood, vaata. Jah, nii et variante tegelikult on, aga ma lihtsalt ei kujuta ette, et keegi, kes mulle üldse ei meeldiks, teeks podcasti. Mitte kunagi ma ei kuulaks, et isegi kui see oleks minu jaoks nagu kõige põnevam teema. No näiteks see, suslik on ja teeb ju podcasti, mingi, ma ei tea, 10 inimest kuulavad seda, aga I'm not one of them, nagu mind literally üldse ei huvita, mis ta seal rääkida võiks. Isegi kui ta ütleks, et see on nagu kõige informatiivsem ja mis iganes. Esiteks, I don't believe you. Ja teiseks, ei, see ei ole väärt mu aega. Nii et tegelikult minu soovitust ka teile, et kui nagu tõesti üldse ei meeldi meie või niimoodi, tegelikult ega te ei pea kuulama ja see kehtib, ma arvan, kõigi puhul, et ma tean, et osad inimesed tegelikult sükeste hate watchimise asjadega, et kui vaatavad pikad vlogid ja videod ja ma ei tea asjad ära, ma ei viitsiks või ma tunnen, et see on närvi mind nagu. Ja see hate watchimine on ka see, et kokkuvõttes ikkagi raiskad enda aega, enda närve. Ja teenid teisele inimesele raha. Jah, et kokkuvõttes et ärge siis vaadake või ärge vaadake, me teeme ikka enda asja nii, nagu me teeme. Yeah. You never get this. Te ei saa meid panna lõpetama, te võite iga päev kirjutada, kui mõtetud me oleme. Aga tegelikult keegi kirjuta, kõik lihtsalt kirjutavad, oh my god, te olete best. Ja vahepeal lihtsalt kommentaariumis eksib keegi ära, kes on närvis, aga tead, ela siis välja ennast. Legally blind. Lähme sponsorite juurde, siis räägime tõusudest ja mõõnudest. Nagu ikka Coolbet on siis meie peasponsor. Nende kampaaniad on meil all videos descriptionis olemas, neil on alati erinevad kampaaniad ja nüüd ma tean, et The League tuleb, et siis ma mingi aastaga Marjaniga koos panustasime The League'il nendel matšidel, et see oli fun. Midagi võitsime, midagi kaotsime, et kohe lõbusam on vaadata. Ja minu arust, kas kui ma õigesti tean, siis see suvi tuleb ka jalka MM. Vaata, see oli minu prime time. Et siis nüüd ma hakkan ka panustama. Siis on nagu lõpus vaadata seda jalkat. Ja mina ei ole see, et paned mingi
2 tonni ja siis mingi kaotad, võidad suured, kaotad, vaid ma alustan siis, kui alka MM on, siis alustad 50 euriga. Sealt näedi vaikselt, näedi paned ja tegelikult see on väga lõbus. Noh, igal oma. Jah, et aga ma ei siin utsitud. Olge vastutustundlikud. Jah, et ongi, et pigem mängike seda nagu lõpuks, mitte see, et ma saan oma pangalaenu ära maksta. Ja raha teenimiseks ei, see peab olema lihtsalt for fun, et nagu minust jalkat on ka kohe lõbus on vaadata, et kui sul paar eurikest tead, et võid võita, kui keegi sinna. Ja kui paar eurikest või siis on fine, aga mingi mitmed tuhanded. Ei. See on nagu see, issand, see tunne, sest et ma olen kaotanud mingi 100 euri ja siis ma olen juba see, et 100 euri tundub slottides, mulle meeldib. Samal ajal mina kulutamas igale poole 100 euri kaotada, not happening. Aga Candy Pop ja meil on väga hea, ma tahangi juua tegelikult. Ja ma ise... Mis need on siis? High fiber, low calorie. Ja me eelmine kord meil seal Mr. Boxis oli see mingi maasik oma. Ma räägin, ma muidu joon ainult vett, aga vahepeal harva mul tekib see, et tahaks nagu seda mingit... mullijooki või karastusjooki, külma, mingi maitsega karastusjooki. Siis ma vaatasin, mul oli külmkapisse ja ma jõin ja täitsa hea ja kuna siin oli high fiber ka, siis ma juba nagu sold. Okei, sina tead, siin on kirjas low calorie, vaata, ma ei tea üldse need mingi suhkrud ja kaloorid ja asjad. Nii, vaatame kohe. Suhkruid 3,2 grammi. No ütleme niimoodi. Okei, see ei ole palju, sest ma tean, et vaata see pirnijook, mida ma kogu aeg haibin, seal on 24 või midagi. Et see on ikkagi jah, võrreldes nendega, et selles mõttes, et see on tõesti low sugar. Ta ei ole nii magus, aga ta ei ole ka nagu maitse vesi, vaata. Ta on ikkagi nagu see on ütleme niimoodi, et nagu ma mäletan, kui Kelani väike oli, siis ma tal hästi tihti, kui ma mahla andsin, siis ma nagu panin vett juurde. Et see on ka nagu vee, nagu lahjendatud. See ei ole kindlasti, maitse seda. Vaata, see passion on see on mango ja passioniga, et see nagu maitseb see multinektar veits veega lahjendatud. See ei ole tõesti. See ei ole üldse. See tõesti on nagu lahendatud natuke lahjem multinektar. Okei, kuule väga hea ju. See on parem jah. Give it back. Süsteerias. Ja siis erinevad, ühesõnaga, neil on erinevad maitsed neid high fiber jooke. Ja siis on Aasias praegu hästi pop on selline, see on nagu beef jerky vibe'iga. Aga see tekstuur on... Mis ta tegelikult on? Selle nimi on lödimakaron. See nimi on Lasho. Ja see on Hiinast pärit suur trend. See on viiruslik snäkk on viiruslik, ehk siis viral, ma arvan. Viral snäkk on valmistatud nisujahust, mille tekstuur meenustab mahlast jerkit, tugevate vürtsidega ainulaadne sõltuvust tekitav soolane snäkk, mida armastavad Gen Z. See on tõesti spicy. Ja ma viimasel ajal peal... See tekstuur on väga... Peale taid ma olen hakanud nagu oma spice leveleid appima, aga ossa püha nugis. Oi. Ma hakkasid kõrvad põlema. Oi, see on spicy. Ja ma tõesti, mulle meeldib spicy. Kes ikka kõvasti spicy armastab, siis proovige. Aga seal on mõnus, vaata mõtetes spicy'del on see järelkikk on nagu rõve, aga seal on päris hea isegi nagu mõnus. Ja ma söön edasi. Aga kuna ma ei ole hommikust söönud, mul on trauma sellega, kui ma ükskord ka esimese asjana sain seda spicy, vaatasin see Alex või see, kui ma käisin seal Desiree Mummi saates see spicy chip. Kui sa ennast napilt täis situsid. Kui ma ennast napilt täis situsin, ma sain spicy tassi esimese asjana. Okei, aga siis mul on hea uudis, et see salat, mis Märten meile kaasa pakkis, see on ka päris spicy. No mõnus, no siis täis situd ennast. No aga me sööme ju pausi ajal, nii et siis sa saad lihtsalt saate ajal seda teha. Aha, super. Super. Idekas. Ikka parem kui bensuka ees. Ma tegelikult see on päris hea, mulle meeldib see. Ma ütlen see, maitse on hea, lihtsalt ma pean vist selle spicy koguse karjuma. Jah. Mu kõrvad valutavad. See on nii mõnus snäkk. Mul võiks nagu kõht täis olla või nagu need, et midagi on siin nagu olen söönud ja siis näksutan seda peale. Ja ma tegin story, kus ma ütlesin sõna näksutama ja kõik olid nii pöördes sellest. Sõna, et neile nii meeldis see sõna näksutama, et ma võtan selle endale ka kasutamisse ja ma olen mingi, et me Steniga reisil kogu aeg olime ka, mis teeks, lähme näksutama ja me oleme näksutamise lõpubossid, et kasutage ka sõna näksutama. Mina olen ka. Ja sina oled ka, sina ja Sten olete näksutamise lõpubossid, et seepärast mulle meeldib teiega reisile minna, et sa tead, et nagu, kui ma ütlen, tahaks nagu midagi näksutada või keranele. Kohe, ma isegi tõmban võib-olla kuskilt mingi koti välja, kus mingid staffi on, et me elaks üle, kuni me jõuame vaata. Jah, täpselt, et sa oled nagu nii prepared, et see mulle väga meeldib, et nälga mu kere ei tunne koos sinuga. Ei olegi vaja.
jah, igatahes Candipopis siis erinevad tooted kindlasti proovige. Ulakas kaunitar. Ulakas kaunitar. See on see checkbook. See on see checkbook, jah. Ja ma kunagi, see oli mu vist üks kõige esimesemaid kingitusi. Ma olin siis abielus või suhtes, ma olin suhtes ja see oli mu esimaid siit, mul on mingi full insult jälle. Mis mul toimub? Esimesi. Üks esisemaid kingitusi. Esisemaid kingitusi, mis ma tegin oma siis tolleaegsele kaaslasele. Siin on nii inglise keeles kui eesti keeles. Siin on siis kirjas, et Tšeki raamatus on 20 erinevat üllatust, mida raamatu omanik saab kinkida kallimale. Tšeki võid väljastada, kui tahad rõõmustada oma partnerit, kui oleks natuke uute kingade jaoks raha vaja. Okei, see on kõige rohkem seksistlik asi, mida ma olen kuulnud. Miks naine peaks küsima mehe käest kingade jaoks raha? Ei. Aga tead, ja siis pead veel suhhi võtma ka. Ole nii vait, nagu niigi alandan ennast. Rüstama. Ei. Aga see on lihtsalt nagu fun idea, et sa kingid selle Tšeki raamatu ja siis, kui saad mehe peale sitaks kettas, ta tuleb selle Tšeki raamatuga, lööb lauale, raisk. Aga ei, siin on kirjas, et iga tähtsa dokumendi all, ehk siis iga Tšeki all on tekst. Tšekk on kehtetu, kui lunastaja on väljastaja mõne muu teemaga üle lasknud. Nii et proovi saa. Ja prügi on välja viimata, ei ole siin mingit kõredi luristamist. Ei ole. Aga tegelikult see on väga fun asi, mida kinkida. Ei, see on fun asi, aga ma lihtsalt nagu, ma mõtlen lihtsalt seda, et mõtle, kui keegi nüüd annab selle mulle siis, kui mul ei ole mingit huvi, siis ma pean. No ei, see on sellega on ikkagi see, kui sa ei taha midagi teha seksuaalselt, sa ei pea kunagi. Aga samas võib-olla, kui ta tuleb see Tšekiga, siis tekib isu või? Jaa, et nagu, ja siis sul tekib ka see, et kurat, ma ise kinkisin selle, et I have to. Ja sest muidu nagu lambikink. Samas siin on kinni, seon sind kinni ja karistan. Et ma ütlen ausalt, palun jagage neid Tšeki nagu inimestele, keda te väga usaldate ja kellega te koos olete, mitte mingi one night stand saab. Jumal teab, mida tema selle all mõtleb, pärast seob kinni, peksab läbi. Ise andsid Tšeki. Pigem nüüd jah, et kui ta on seal mingi kindel kaaslane ja ta nagu väga selline austab ja armastab sind, et see on talle mõeldud. Külastus tagauksest. Suuline ülesene hindele 5. Aga kui teeb 4-ga, anna Tšekk tagasi. Siis on see järeleaitamistund ja siis saad uuesti vastata. Järeleaitamistund on Epp Kärsini juures. Ja siis saad uuesti Järeltöö. Nii et ulakas kaunitar. Milady. Saati selle ilusa kimbude ja... Jube ilus kimp ja jälle, kuna siin on liiliad sees, siis need lõhnuvad nii hästi. I love it. Et sina tahad selle koju saada. Ma tahan koju saada. Saad selle koju. Ja see salajuttude sooduskood kehtib märtsi lõpuni. Ja fun fact, ma ei tea, kas ma olen podcasti rääkinud, et tegelikult ju sinu pulmalillad olid ka Miladist. Nii et tegelikult, kes siin hakkab abiellumas ja suvi, siis tasub vaadata. No ma ei tea, kas see salajuttude koodist päris pulma arrangementile ei kehti võib-olla, aga ma ei ole kindel, aga et pulmadeks ka ilusad lilled. Pulmakimbule, ma arvan, miks mitte. Pulmakimbule, miks mitte, jah. Aga väike fun fact veel, et vaata, kuigi mul olid Milady lille, sorry, ma napilt oleks kittimand, siis neil tuli endal ju hea mõte, et panna mitte ainult tavaliselt lilled, vaid ka kunstlilled, ehk siis see tegi nagu poole soodsamaks selle, nii et väike idee kõigile, kes abielluvad, et ei pea nagu kogu raha lilledele magama panema, vaid nad oskavad väga hästi mängida kokku. Nagu... Minu sõbranal oli, ma ei tea, kus ta oma lilled tellis, aga tal oli nagu hästi palju lill ja kõik päris lill. Minust ta läks lilledele, ainult lilledele läks mingi 15 000. No ma saan aru, ei, no kui rahad liiguvad, siis aga tal oli väga ilus pulm, aga ma ei mingi 15 000. Ma ei, see kuidagi tundub mulle natuke overkill, aga samas, kui sa mingi, ma ei tea, miljonär, siis ma arvan, et sul on lumme kusta see 15 000. Nii et igatahes Miladist siis lilled, kas pulmadeks, lihtsalt tähtpäevadeks. No siin on ju tulemas lõpetamised, kõik asjad on ju. Tead, millal sa saad mulle lilli tuua? Laupäeval mu raamatu esitlusel. Ma võtan selle kimbu kaasa ja siis, oota, aga mul on need tulbi. Nali. Aga sul on tõesti raamatu esitlus ka laupäeval, nii et siis, no kui teie kuulate, see oli juba ära, aga jah, et ma siis tean, et ma saan Miladist sulle lilled tellida. Ja soodukaga. Sooduskoodi salajutuga. Mitte täisinnaga. Temuur taaskasutusbutiik ja ma olin tubli, ma viisin riideid juurde. Viisid ikka? Ja ma tellisin näiteks Kimsi ujukad, mis ma tellisin küll XL-i alumine osa nagu Stockmannist,
ei, Skimsi enda lehelt. Sealt saab Eestisse tellida või? Ja, ma soovitan otse lehelt tellida, on odavam ja suurem valik. Sorry Stockmannile. Aga te ei tulnud meile sponsoriks ka, nii et fuck you. Aga ma ei tea, miks ma arvasin, et sealt ei saa Eestisse tellida. Saab. Ja sa ei pea isegi tolli maksma, sest nad saadavad kuskilt Amsterdami vahelaost, nii et siis on nagu, et ei tule Ameerikast, nii et see tuleb suht ruttu ja Skimsi lehelt otse. Okei, sest et eile, kui ma seal Trade House'i photoshoot'il käisin, siis ühe shoot'i ajal mul oli seljas siuke nagu body, aga Kaidad oli nagu top või niimoodi. Oh my god, kui pehme see oli. Skims. Ja nii pehme. Skimsilt otse saab teha, ma tellin suht tihti, aga nüüd ujukatega oli, ma tahtsin neile taid tellisin ujukad ja no mul on see body dysmorphia, ma arvan, et mu tissid on väiksemad, kui nad on, siis ma tellisin XL suuruses need ülemise osa, aga see oli ikkagi nagu, see oleks mulle läinud, aga see nagu ei olnud coverage oli liiga väike. Jah, et siis ma viisin need sinna, siis mul on ühed Tommy Jeansi või Tommy Hilfigeri ühed teksad, mis on mulle suured, mis olid mu lemmikteksad, niisuguse mom cut'iga. Ühesõnaga mul riided, mis mul on suureks jäänud viisin ja üldse mingid erinevaid riided, mis ma olen ka tellinud. Ja ka neid, mis on väikseks jäänud. Ja ei, aga mingid riided, mis ma olen tellinud ja need ei ole nagu päris hästi istunud, et siis ma viisin need, et ma päris palju ja nüüd ma teen ühe tuuri veel niimoodi, et ma võtan kõik oma need niisugused pidulikumad riided ja niisugused mingid fancy'd asjad võtan kapist välja ja vaatan, kas ma olen seda kannud ja viin lihtsalt tuimalt sinna ära, nii et tasub sinna Temuuri minna, eriti kui sul oled nagu minu size või kas natuke suurem või natuke väiksem, sest et mul on seal nii-öelda kõikumisruumi on, et tasub minna. Ja siis on minu juuste saladus. Vaata, sinu ees on see ilus kingikarbikene ka. Võta siis. Siin on juuksega kasvu soodustav õli. Sa ise ütlesid, et tegelikult neid kingikarpe saad ise valida, mis siia sisse pannakse. Et saad teha nagu selle... Siis see peakuivatusrätik, siidist patsi kummid ja siis see, millega sa saad nagu pähe hõõruda seda õlikest. Ja tead, mul on postkasti kirjutanud päris mitmed inimesed, kes kiidavad seda õli maa ja taevani. Ja, et see õli on tõesti hea ja just nüüd paljud kirjutasid ka, et seda hästi mugav kasutada tänu selle pipetile. Ja see on nüüd hästi mõnus tekstuur ja see aitab ka, et selles suhtes, et aga mina olen nüüd viimasel kasutanud seda õli, ma vahepeal unustan panna, aga mul on duši all see juuksemask ja oi, see teeb juuksed pehmeks. No mul on praegu pea pesemata 5 päeva olnud, aga ma tahtsin täna hommikul pesta, aga läks nii, ei jõudnud. Et seepärast mul ongi see peapael ka, et see varjaks mu sitast pead. Aga mu juuksed on hästi palju pehmemad ja see mask on tõesti väga hea. No, sooduskood salajutud ja saate ära proovida. Ja kohv? Kohv on sinu kõrval. Maath. Siin on ka. Anna sealt. Me lihtsalt joome kõiki asju, meil on siin kohvi. Kusjuures ma ütlen, et mul juba tuli seda uuesti neksutada. Mul ka, sest et see spiciness kaob nagu suust ära. Ole lahke. Äkki kohviga on parem alla loputada. Ongi hea. Oi. Naljakas, et TikTok viral, aga ma ei ole kuulnud sellest midagi. Liiga vähe TikTokis on, see on nii busy life on. Ma kogu aeg TikTokis. Ükskõik kui busy'ks läheb live. Alati on aega. Ja mõnus. Kusjuures see longer läheb üli hästi kokku. Nagu, nüüd on ainult jalgpall veel puudu. See ongi nagu õhtu. Jalgpall või? Tõesti, ta nagu leevendab ära kuidagi. Jah. Okei. Kuidagi vaib. Ühesõnaga kohvil on ka siis erinevad alkoholivabad longdringid, erinevad maitsed. Et siis kui tahad... Rasedust varjata näiteks või mis iganes. Või siis niisama ei taha alkoholi juua, aga tahaks seda maitset, sest et paljudele maitseb longera. Mul endalegi maitseb longera. Kui ma homme sinna dinneril lähme, siis ma peaksin need kohvid kaasa võtma. Et mu jumala eest ikkagi jooks vaata. See on täitsa aus. Sest ma ütlen ausalt, vanus on mind sinna maale, et ma taastun 43 tööpäeva nüüd juba. Ma ei suuda, ma pean nagu... Aga ma ei saa nagu, kui ma olen sõprade välja, kui ma ei saa just say no, ma ei saa. Ja ma pean hakkama jooma. Ma mõistan, ma juba ise mõtlen ka, et nagu mina ei taastu küll 43 päeva, aga nagu lihtsalt võiks vähem trimpsutada, aga samas mulle meeldib see vibe. Aga õnneks me alustame homme juba kell 5. Me alustame suht vara, nii et see on chill. Ja väike lisainfo Alexela kohta ka, et siis lisashowle veel on pileteid ja me saime kinnituse, et reisiekspert annab siis mõlemale päevale ühe auhinna.
reisi siis välja, et seal kohapeal loosime siis nii 10. kui 11. loosime ühe reisi siis ka kohal olijale välja, nii et 10. piletid on sold out, aga 11 veel saate tulla ja et meil on päris lahedad auhindu seal kohapeal ka ära veel anda, nii et tasub tulla. Nice. Jah. Nii, aga lähme kirjade juurde. Ei, aga tõusud ja mõõnad? Tõusud ja mõõnad. No ma ei tea, tõusud on see lihtsalt, et kuidagi tööd on palju, sest et töö on hea, teenib raha. Meil see dinner tuleb, no ma ei tea, kuidagi praegu on lihtsalt, kõik on chill. Otseselt nagu suurt tõusu ei olegi, ma mõtlen, et ma ei ole midagi teinud siin. Sünnipäev oli ära, ma ei tea, kõik on hästi. Ma nagu, mul on nagu ainuke miinus on see, et ma unustan viimasel ajal kõiki asju kogu aeg ära. Kas unustan üldse ära, kas unustan minna või lähen 6 aega varem. Näiteks eile jooksin suure urraaga psühhiaatri juurde või psühhiaatri juurde ja siis sain aru, et olen 6 aega varem läinud. Nagu ma ei saa aru isegi, kuidas siuke asi saab juhtuda. 2 kuud varem isegi, sul oli mais. Jaa, mais, 2 kuud varem läksin. Aga vaata, võib-olla mul oli see, et kui ma bookisin, siis ma vaatasin, et kõik on nagu mingi kinni. Ja siis näitab, et kolmapäev ja neljapäev on vabad päevad. Ja ma olin mingi, wow, et et äkki keegi on tühistanud, aga nüüd ma mõtlengi loogiliselt, et ma ei vaadanud kuupäeva, ma lihtsalt vaatasin kolmapäev ja neljapäev, siis ma eeldasin, et see on see kuu, aga ju siis ta lükkab automaatselt seal sinna kuule, kus esimesed vabad üldse on. Nii et see on natuke selles suhtes miinus mulle, et ma olen kuidagi jõudnud sinna ja ma mõtlen, et äkki mul ei ole vaja neid antidepressante, äkki mul on normaalseid lihtsalt ATH ravimeid vaja, sest et mul need sümptomid tunduvad nagu käimas niimoodi. Sest et olgem ausad, see ei ole ju tegelikult loogiline. Näiteks mul on 1 päev on depressioon ja teine päev ei ole. Nagu 1 päevase vahega vaata. Et nagu... Siis jah, võib-olla see ATH ja ma mäletan, kui mul oli ka siin mingi up and down kogu aeg need emotsioonid ja tujud ja kõik asjad, siis keegi kirjutas mulle ka, et ma peaks nagu uurima just seda ATH värki. Aga no ma ei ole seda uurima, ma käisin lihtsalt biohackingus ja nüüd mul on lihtsalt hästi kõik. No võt, see on Kristina soovitus, ma saan aru, et pidi töötama väga hästi. Ma ei tea, kuidas, aga see töötas. No kurat. Aga noh, ma ei viitsi. Siin me oleme. Aga jah, otseselt nagu mõõnasi ka ei ole, et... Sest mul on siuke see snäkitükk nina ja kurgu vahel. Issand. Aga ma võtan siis esimese kirja. Sorry. Nii. Kes suud? Ma tahtsin meelde tuletada ka seda, et vaata, mingi aeg ju loosisime välja selle kiirabi koolituse. Et sellega on see, et me ei ole nagu kedagi üle lasknud. Ma mingi aeg hakkasin ise mõtlema, kirjutas, et kas see kiirabi koolitus loositi välja? Ma mingi et ma kirjutasin võitjale eraldi, aga... või ma lasin kirjutada enda sellele assistendil, siis ma hakkasin nüüd mõtlema, et äkki ta ei kirjutanudki, aga tegelikult oli kirjutanud, aga tuli välja, et see koolitust ei ole praegu, aga ma ütlesin selle naisele, et kui see koolitus tekib, et see ei kaota kehtivus, et ta lihtsalt annaks teada, kui ta saab minna, nii et see on ka. Aga aasta siis oli 75, okk nali 2016-2017. Hey Skinny Legends. Olen üks neist, kes on teid umbes 10 aastat jälginud ja oi, kus mul on lugusi enda elust, mida tahan jagada. Aga iga asju omal ajal. Seekord mõtlesin, et kirjutan teile loo, kuidas mina omal ajal Kristinast teada sain. Ma arvasin, et see võis olla 2016-2017 ning Snapchat oli tol ajal teemas. Swipe'isin seal storiesi, kuni jõudsin Hensugusta omani, kus ta räägib, et appi üks tšikk kõnnib jala Tallinnast Pärnu või oli Pärnust Tallinna ja jagas seal su kasutaja nime. Mina kohe jälgima. Mäletan, et iga natukese aja tagant käisin vaatamas, et kas sa oled update'i lisanud. Korraks mõtlesin, et isegi, et kas peaks Tartust Viljandisse kõndima. You know, do it for the plot. Ma olen aastaid mõelnud ikka, et kust see idee sul tuli. Ma mäletan, et pime oli, äkki sadas ka, aga sul oli promill hinge all. Et ega see suhkrust tehtud ka pole. Igatahes mega ägedad oled, keep up the good work, ekso. Issand see minu Tallinnast Pärnusse kõndimine will never nagu lives me down, sest et jah, ma tõesti kõndsin Tallinnast Pärnusse. Üksi? Ei, me kõndsime 3. Ja see oli nagu, see on nii, kui sa mõtled tagasi, see on nii dramatic, see on nii lamp, on ju. Ja see oli see, et mina ja mu 2 sõbrannat, Cecilia ja Hanna, mina ja Cecilia olime veel koos ja ma mäletan, Hanna vist tuli lihtsalt külla ja me vaatasime tuli telekast lambisse film Wild.
kus Reese Witherspoon mingi matkab üksinda 1000 kilti ja siis Cecilia oli nagu mingi ja ta oli, kas tal oli just mingi heartbreak või midagi ja minu arust meil kõigil oli mingi broken heart syndrome sellel hetkel. Istusime seal diivanil kolmekesi ja mõtlesime, et ja Cecilia oli mingi, et ta tahab Pärnusse kõndida jala, Lambist oli. Ja ma olen nagu supportive friend, nagu ma ei lase sul üksi kõndida. Ja ma olen davai, let's do it, lähme jala Pärnusse. It's fine. Ja kas siis... oli nagu vähemalt ikka, et alustasite hommikul või? Ja me alustasime kell, nii et me minu arust esmaspäeval vaatasime seda. Ma ei mäleta, kas me läksime paar päeva hiljem või sellest järgmine nädal, aga me tegime selle. Ja siis me kõndsime jala Pärnusse ja me alustasime kell 12 päeval. Me läksime veel sinna, Pärnu maanteel on see Taineri kohvik. Läksime sinna, tankisime täis ennast, sõime mingit sööki. Ja siis ostsime sealt Circle K-st, mis jääb veel sinna laagri juurde. Sealt ostsime veel Elkur vestid, särgid ja siis hakkasime kõndima. Ja ma mäletan, me nagu algas hullu tentukaga ja vihm hakkas poole tee peal sadama, aga hullu tentukaga kõndsime ja siis ma mäletan, me ülemus tuli sõitis meile, ma mäletan, sõitsime Mersuga meile kõrvale, andsi meile ka mingid abikotid, seal oli mingi äkku sees, värska, siis oli mingid snäkid ja värki ja siis mul ülipalju jälgeid ootas tee peal või sõitsid rattaga meile vastu ja siis tõid meile mingid snäkke juua ja siis ühed tüdrukud ootasid meid 8 tundi seal. Enne Pärnut on see Olerex, seal ootasid, et minuga pilti teha. Et see oli nagu journey ja sealt ma sain, ma arvan, selle ööga ma sain mingi 3 või 4 tuhat jälgijat juurde, sest kõik olid nagu mingis, ma kogu aeg tegin videosi ja mul on isegi olemas see video telefonis, kus see Snapi story kõik, et no lõpus oli ikka jalad nii väsinud. Oota, aga kaua te kõndisite siis? 26 tundi või? Aga te ei maganud vahepeal? Ei. Me tegime tanklates peatusi, kus me istusime ja siis ma mäletan see, kui me olime seal Alexelas kuskil enne vaata seal on see, kus sa jõuad Pärnusse, siis on Olerex, aga enne Olerex on mingi Alexela, seal istume, ma ei jaksa. Jätke mind maha, aga siis me kuidagi, me lõpuks ikkagi 30 kilti enne Pärnut canceldasime vaata, et nagu siis võtsime takso vaata ja siis sõitsime Pärnusse, aga jah. Väga haigest 100 kilti kõndisite. Ja siis oligi, ja siis oli niimoodi, et mingi hetke, mingi öö oli on ja nagu täiesti kottpime oli ja siis... Oota, suvi oli või? Augustikuu, jah, augusti lõpp. Näed, et väga külm ei olnud, aga väga soega ei olnud. Ja siis Sess ja Anna läksid metsa pissile. Ja siis ma ei viitsid minna, ma mõtlesin, see on see hetk, kus ma saan lamada, siis ma viskasin teered pikali. Hetk mingi auto sõidab kõrvale, jääb seisma. Are you alive? Mingi välismaalased. Ma olin mingi, ma ootan sõpra. Nad on mingi, are you okay? Ma olen mingi, I'm waiting for my friends. Ootan sõpra. Lamasin seal ja ma ootan sõpra, nad tuleb kohe tagasi. Nad oli mingi kindel, et see auto peale. Üli palju teid seisma oli mingi, et kas te tahate auto peale? Ma mingi ei. Ja siis meile kutsuti isegi politsei. Ja siis politsei tuli ja siis tuli mingi, et nagu meil on nii palju nagu kõnes, et 3 mingi Elkurvestiga tšikki kõnnivad nagu tee ääres vaata. See ei ole ebaseaduslik. Ei ole, aga lihtsalt on mõtlesid, äkki meil on nagu juhtunud midagi, sest me ei ole normaalselt. Vaata. Teil oligi juhtunud midagi peas. Meil peas oligi midagi juhtunud, aga igatahes Pärnusse ma sõitsin Hensu, kus ta mäletan mulle shoutouti tegi, ta oli siis väga-väga kuulus, mitte ta praegu ei oleks. Ja siis tegi mulle shoutouti ja siis minul oli Snapchatis üle 10 000 jälge lõpuks. Et see oli Snapchati kohta suur asi, vaata, sest Instas mul oli mingi 1000 või midagi, aga Snapchatis oli 10 000. Ma olen famous in Snapchat. Aga ei, selles mõttes, et jah, ma olen alati selline inimene, et kui mu sõber tahab midagi teha või sõbranna, ma supportin sind. Kui sa tahad Pärnusse kõndida, ma kõnnin suga Pärnusse. Ma ei suudaks, nagu reaalselt, mul hakkavad jalad väsima juba, kui ma pean mingi teisele korrusele minema, siis ma mingi, ei. Ja ei, no muidugi, ega ma praegu ka sellist debiilsust enam tee. Ja ütleme need aastad, mul oli see, et ma ei vaadanud Tallinn-Pärnu maantet enam nagu mitte kunagi sama pilguga. Ma olin mingi siin, ma lamasin siin, ma olin väga väsinud. Aga ei selles suhtes, et jah, et ühesõnaga, et te teate, et ma olen tore lugu, mida rääkida. Ja teate, et ma olen see sõber, kes tuleb suga, teeb, mis tahab. Kuigi ma enam Ceciliaga suhtla. Aga true friend. Aga ta teab, et mina vähemalt olin. Noh, jah. Aga tema? Et ta ei ole ka halb sõber, ta lihtsalt tead, elu läheb. Elu keerkäigud. Okei, nii. Kalamehed keset sittumist. Tere, kaunid naiskad. See pole küll kakajutt, aga ma vajan, et keegi peale meie ka sellest loost teaks. Olime kutiga tol hetkel koos olnud kuskil 5 kuud. Ja siis oli meil nagu jäänud harjumuseks võtta mäkki ja siis kuskile loodusesse sööma minna.
Tookord jäi meile ette karjäär, kus me ka varem käinud oleme. Sõitsime siis karjääri täiesti lõppu välja arvamusega, et keegi meile siia nagunii järgi ei tule. Kui Mäki eine oli ära maiustatud, läks meil jutt natukene spice'iks ja hakkasime rääkima pornostaaridest. Siis, kui olime natuke aega nendest rääkinud, mõtlesime, et oleks hea ja naljakas idee neid järgi tegema hakata. Karjusin siis seal autos, hei, ma olen tikim kui tema. Pane mind, step bro. See päev, kus ma hakkan tegema mingi vennanikkumisnalja, straight to jail. Nii nästi. Straight to jail. Isegi nagu minust, kui on mingi nagu seal lehel lähen, no, ja seal on mingi... Mis lehele sa lähed? Porno lehel. Ja ta sirvitad isad kuradi RedTube'i pulk printeni. Sul on see makstud pakk. Ei ole. Ilma reklaamideta. Saad mingi kohe asja juurde, mina ei vaata seda 10 sekki reklaami. Ta on kohe rautamist. Okei, sa valetad. Tõesta, et ma valetan. Kuidas? Mul ei ole kasuta. Et nagu siis, kui seal on nagu mingi stepdad või stepsister või mingi mother või mingi selline stepmom või see mingi mom või brother või sister on kohe cancel scroll away, vaata. Ei, see on nii cancel. See on minu suust, ma isegi suuda siukseid sõnu öelda. Üks Märten ütles midagi, et ütle Pellule, et issi mingi bla bla, siis ma mingi I'm so sorry, aga I'm not gonna call you issi nagu raunema. Ja, vaata. Issi ütles. Aga kui sa nagu Kardoga koos olid, siis sa ütlesid ikka nagu, no, ja enda lastele. Sest et see on, ma ei tea, minu jaoks oli kuidagi nagu, mida Märteni kohta issi öelda. Kardo kohta ma pidin ütlema issi, sest literaali oli mul aasta isa. Nii et... Aga samas ta on literaali Pellu isa. Aga Pellu ei ole literaaliga mingi väike laps, kellele ta teab ilmselt, kui ma ütlen Märten. Ja, lapsed on confused veits võib-olla. Kui sa ütleks 3-aastasele ei ole nõus ütlema, ei, ma ei ütle talle, et ta ütleks sul issi. It's nasty. Kui suureks on, saad aru miks. Ja, aga selles ütles, et okei, jah, ma saan aru isegi, aga jah, issi. Issi. Okei, pane mind step bro. Olin sellist sitte talle juba ajanud 10 minutit. Kord istusin tal süles, siis spagaadis esiistmel, kus mees mind silitas hargi vahelt. I'm so sorry, aga mu vaimu silmas on praegu 2 varianti. Kas see spagaat on niimoodi, et sa oled nagu 2 istme peal full spagaadis, nagu ma tahan, et sa oleksid nagu full sirge. Või sa lamad ülespidi spagaadis. Ja siis mees silitab sind hargi vahelt. Miks sa spagaadis pead olema, kas sind muidu ei saa katsuda või? Aga okei, mida iganes. I digress. Läks natuke aega veel mööda, hakkasime suudlema. Mina karjusin kutile, pane mind issi. Mis teil toimus seal? Kui äkitselt ütleb kutt, oh my god, keegi on meie kõrval. Vaatasin välja ja sealt vaatas meile vastu 3 kalameest, kes meie jama olid juba kurat teab, kui kaua vaadanud ja kuulanud. Viskasin ennast koheselt kõrvalistmele, tõmbasin jope enda peale, samal ajal karjudes mehele, sõida! See on nagu filmides vaata, drive, follow that car. Kutt hakkas välja sõitma sealt karjäärist, kui äkitselt käis pauk. Ma küsisin kohe, mis juhtus. Mees vastas mulle täiesti rahuliku tooniga. Me actually oleme kinni nüüd. Pidin peaaegu südari saama, kui kuulsin, et me kinni oleme. Läksime siis autost välja ja auto oli poolenesti karjääris sees. Ma ei tea, mulda või mudas siis vajunud. Liiv on ju, karjäär on liivast. On ju. Siis läksime silmad häbi täis nende 3 kalamehe juurde abi paluma. Kui jõudsime kalameeste juurde ja küsisime, ega teil juhuslikult autot ei ole, et meid välja tõmmata karjäärist. Me ei jõudnud oma lauselt äragi lõpetada, kui üks neist kalameestest ütles, teil häbi pole või? Õnneks oli neil auto ning saime karjäärist välja. Terve tee vanaema juurde, kes meile soola loeks, et lollist needusest lahti saada. Mõtlesime hirmuga, et äkki nad filmisid seda. Siiamaani kardan seda, et oleme varsti järgmised sotsiaalmeedia staarid selle intsidendi pärast, mis meil seal karjääris juhtus. PS, me arvasime, et me oleme seal karjääris safe, et saame oma asjad ära teha. Ja tol hetkel oli nagu päris hämar ka, et mõtlesime, et nagunii keegi pimedas ei tule siia, eriti veel karjääri teise otsa. See oli maanteest 2-3 kilomeetri kaugusel. Sellega see seiklus karjääris lõppes. Olen siiani sama kutiga koos praegugi ning vahel naerame selle üle. See on küll väga crazy lugu. Päriselt, mul on üleskutse praegu kõigile, kes kuulavad seda ja I promise I try not to judge. Palun öelge, kes vaatavad neid
stepdad ja stepsister ja mingi stepbrother pornot. Et nagu miks? Et nagu miks? Tõesti, miks? Et nagu, kas, sest et kui ma mõtlen nagu, et nagu, sest mul literally on stepdad. Ja mul on Ei, sul ei ole stepbrother, ta on su half-brother. Step on siis, kui ta oleks lihtsalt nüülaps ilma... No jah, okei, mul on half-brother. Ja, aga ikkagi nagu stepdad. Ja okei, see ei lähe küll nagu sinna step asja alla, aga kas keegi teist päriselt kutsub oma meest issiks ja ei, ma ei mõtle nii, et sa ütled oma lapsele, et mine too issi käest või anna issile. Ja sa ütled nagu, issi, lähme täna kinno. Või nagu ma lihtsalt selle esimese päev tuli, et lähme kinno. Aga tavaliselt nad ei ütle. Tavaliselt nad ei ole mingi, lähme kinno. Nad on mingi issi, pane mind kinos. Ja, oh my goodness. Ei, no ma ei tea, igal ühel on nagu oma mingi kink, aga nagu mina ei mõista seda. Aga see on jah kuidagi nagu, et sul on nüüd kink siis, et sa tahad oma isa nussida. Miks? No miks sa muidu talle issi ütled? Ei, ma mõtlengi, et daddy issues. Jah, et ma mõtlen, et see on sama aja, kui ma hakkan seksuaalsuse mõttes kellegi Märtenit Kristinaks kutsuma. Kristina, ja siis ta mingi, kas sa tahad Kristina? Ei, see on lihtsalt asi, mida ma ütlen. Ja, väga miks ma peaksin seda niisama ütlema siis? Ja. Nii et jah, seletage meile, kellel on siuke imelik. Ja me ei charge'i, me lihtsalt üritame mõista. Ja, me oleme mõistlikud. Kindlalt ei judge'i absoluutselt 0%. Nii. I promise. Fetish. Hei, minu fetish on punnid. Kui ma näen elukaaslasel punne, siis katus sõidab ära ja ei suuda olla normaalselt, kui on pigistatud. Pärast tükk aega meenutan neid punne ja seda pläga oma silmade ees, kuidas see sealt välja tuli ja nii edasi. Tihti teen nendest ka edetabeli. Aasta parim punn number 1 ja nii edasi. I kid you not. Nooremana, kui Peika läks peole, siis ootasin pikki silmi hetke, mil ta peolt täis peaga saabus ja ära vajus. Siis lasin telefoni taskulämbi näkku ja kukkusin pigistama. Teadvusel olles ta ju ei lubanud. Ikka teie Mari Magdalena. Ei salapunni pigistaja. Mina ei pigista üldse punni, ma ei pigista kunagi punni. Okei, mina pigistan obviously kõiki punni, mida ma näen. Ma pigistasin sulgi punni. Jaa, sellepärast oligi see, pigista ära see punni. Ma olin mingi, see on nahaalune ja siis ma olin pigistas. See literally, see ei olnud nahaalune. Ma arvasin, et see on. Ei, see oli väga nahapealne. Ma sain näkku sellega, nii et me oleme Kristjanaga connected in ways you cannot imagine. Aga see ei see punniga see medal. See oli veel mu sünnipäeval. No mida sa näpid mu punni? Aga ei väga hea, et sai. Jah, aga mulle meeldib küll punne pigistada. Kahjuks mul praegu nüüd tekkisid siia mingi punnid, aga need ei ole kahjuks juksed, mida saaks pigistada. Vaata, need on lihtsalt mingi, ma ei tea, mingi imelik põletik on mul siia kohta tekkinud, ma ei tea. Ma ei tea, mina kuidagi valus on see punni pigistamine. Saad sa aru, kui ma eile ütlesin Märtine, ma ei saa aru, mis mul toimub, nagu, et mul on, alguses ma mõtlesin, et see on ohatis, aga see ei ole ohatis. Siin ja nagu põletikulised ja valusad punnid, siis Märten on mingi, no see on see, kui sa kõigi mingi suvakatega tatti paned kuskil. Ma ei mingi, excuse me, mida sa ajad? Ja siis mul tuli meelde, et kui me seal Vaagengülis olime. Siis sa suutlesid. No ei, mul ei tulnud see meelde, vaid mul tuli meelde see, kui ma olin hommikul olime seal basseinis ja siis see mingi tüdruk ütles mulle, mäletad, kuidas sa meid eile seal uksel suutlesid? Jaa. Sina mäletasid või? Ei, sest et mina olen voodis, kui sa neid ära saatsid, et ma ei kuulanud, et seal mingi... Aga ma olen hostess with the mostess. Ma saadan inimesed teele kuuma suudlusega. Ja siis sa kutsud meid iga pidu, iga vestlusõhtu, kui me jääme ööseks ja me on hotellituba, ma võin teile 100% garanteerida, et keegi sealt vestlusõhtult jõuab meie tuppa, sest et Malju on nad saatnud sinna või kutsunud. Seekord oli ka, lemmik oli see, et sa saatsid oma maksa koos telefoniga, et taldrik maksaga, su telefoni seal maksa peal ja siis saatsid need tüdrukud meie tuppa, aga ei, mul oli väga fun endaga, ise sa muidugi ei tulnud, on ju, aga mul oli väga fun endaga, et... Aga vaata, võib-olla mul oligi see, et I felt bad, et ma ei tulnud ja siis ma mõtlesin, et ma pean selle kuidagi make him up. Ei, no ma oleks saanud lihtsalt scrollida ja pikutada, aga ei nüüd. Aga need tüdrukud tõid veel 12 pitsi tekiilat ka, need mul oli väga lõbus. Ei, nad olid väga toredad. Ja mina ütlen, mina ei usu, et ma kellegilt ei saa punni saada ju. Ei, punni niimoodi ei saa. Nii ei saa, jah. Märten ässit, et on kade lihtsalt. Ta on lihtsalt kade, et sa kogu aeg suudled. Sest et vaata, see ongi see, et sa ei lõpetanud suudlemist, kui sa nüüd abiellusid, sellist ei suuda teiste meestega, aga naised on free game, vaata. No aga see on lihtsalt sõbralikkus. Jah. Jah. Hostess võtame hostess. Sa tahad, et meil ikkagi tagaside oleks pärast hea, et oi, nad ikka olid niisugused. Nii sõbralikud, issand isegi suudles mind.
ma mõtlen, mina kahjuks ei mäleta. Ma arvan, et kui sa oleks mees, siis sa oleks seal Lauri Pedaja ja Sass Enno ja Chalice'iga. Ma mingi ei, aga ma olin lihtsalt sõbrad verivemmeldad. Ei, no nagu ikka teate verivemmeldad. Aga ma pean tunnistama, et Märten on minu punni pigistanud. On jah? Jaa. Mõju ma ei näe, vaata. Okay. Ma ei taha käia ringi mingi punn kuskil. Just üks päev oli siin koha peal. No, mis ma teen siuksega? Ja siis panen juuksed patsis, kõik vaatavad mu rõvedab punni või? Nüüd jaa. See on hästi. Sellepärast ma ka sind edast välja aitasin, et sa ei peaks mäda punniga ringi. Jaa. Kuigi Sten, no mis minu mõte oli see, et Sten oli mingi, tahad veits päikest ja merevett ja küll see punn ära läheb. No aga see võtab ju päevi. Seda küll, jah. Aga mis sinu fetiš on? Mulle meeldib ka punne pigistada. Mis mulle veel meeldib? Mis sulle meeldib? You pervert. Ma ei tea. Räägi, kuule kõik teavad minu fetišit, nii et nüüd... Mis sinu fetiš on? Politsei või? Jah. Noh, see pole mingi fetiš. Ei, on küll. On. Ja seda aru kõik, nüüd, aga ma ei oleks pidanud rääkima sellest, sest et mu DM on nüüd üle päeva erinevaid politseiriilse täis, nagu lihtsalt kõik saadad, isegi Lauren saatis mulle politseiriil, aga siis ma olin nagu nii funny, et ta teab ka minu fetišit. aga ei, aga on rääkinud kõik, või siis, ma stories rääksin ka, et või siis kutsuvad mind abipolitseinikuks ja siis ma olengi nagu mingi... Aga miks ei lähe, kui sa juba hooldajaks tahtsid minna? Hooldajaks? Mis sa tegid see vanade kodus? Ma ei olnud hooldaja, ma olin lihtsalt nagu vabatahtlik. Noh, ehk siis miks sa ei võiks olla vabatahtlik politsei? Kas sa tead, sest et esiteks nendel on naisvabatahtlikel politseinikel on maine, et nad kinda lähevad sinna nagu haba. Ja neil on see maine ja mina esiteks taas see maine. Teiseks... Sul juba on see maine, nii et feel free. Nagu. Ei, aga esiteks, ja ma ei suudaks esiteks nagu nii keskenduda, ma peaks siis oma riiki kaitsma, mitte vaatama. Ilusad. Aga ütled siin... Aga ma ütlesin ka inimest, et me ega ikka ei lähe küll sinna vabatahtlikuks abipolitseinikuks. Ei, ma lihtsalt, see on veits nagu üle võlli, nagu see on ka nali vaata, et te keerate kõik üle võlli. Et nagu ma lihtsalt nagu olen paar ilusat politseinikku näinud, siis ma olengi mingi, see on mu fetiš ja nüüd te kõik olete kohe Kristina. Et isegi... Fetišõige. Fetišõige. Üks... et ühesõnaga, et see ei ole nüüd see, et ma nüüd käin ringi, ilastan iga kord politseiauto peale, aga kusjuures üks asi, mis mul on, mis me tegime, kui me Vaagenkülist tulime ka vaata, sõitsime Kohilast läbi, seal oli politseiauto, siis ma olin nagu, mis ma automaatselt teen, on see, et ma mingi näe musid, vaata. See on mu automaat, ma teen seda üksi ka, kui ma autos olen. Ta ütles, näe musid, haba ja siis lubas ka veel autost välja. Ei, ma ütlesin, et tead, Kristina, jäta auto seisab, mine välja, ma sõidan ise edasi, viitsi kuulata seda ilastamist. Ei, aga ma olen nagu automaatselt, kui ma näen politseiautot, see on minu enda tervitus, ma mingi näe musid. Ja ma ütlen seda siis, kui keegi on auto, aga ma tegin seda alati, kui ma üksi olin. Ja siis nagu, kui oli uuesti see auto, siis sa olid autos ja ma unustasin ära, et see on mu rituaal, vaata, et see on musid. Okei, sina ja su rituaalid. I love it for you. No. Tavaliselt inimesed kardavad politseid. Mida ma kardan, mis nad teevad, väänavad ära mind. Nii hirmus. I would never want that. Ei nagu, panevad mu käed raudu või? Nii hirmus. Ei, aga reaalselt see on nii funny, et ma olen siin hullult räägin, et politseivärki, aga ma olen nii eeskujulik kodanik, et nagu mind ei ole isegi peatatud politsei poolt. Mitte kunagi või? No ei, nagu viimase aastate jooksul. Minust viimane kord, kui äkki politseiga oli, see oligi mingi politseireid, see puhumisreid, vaata, et puudis seda tõdasi, aga et umbes, et tuleks mulle, sõidaks järgi. Never. Täiesti teemaväline, aga sa ütlesid, et kõik saadavad sulle neid riilse kogu aeg. Sulle saatakse kanad, Kanu, jah. Nagu I love you ja mul on väga hea meel, et te mõtlete mu üle, aga iga kord, kui te hakkate mulle mingit riilsi saatma, siis palun mõelge selle peale, et te olete ilmselt 400-s. Et sa ise oled väga palju internetis, et sa ma olen väga palju internetis ja minu feed on täpselt samamoodi kanad anyway, nii et uskuge mind. Ma nägin seda juba ammu. Ja sama, mul on politseiga, te ei pea, mu feed on täis need politseiriilse, et no te lihtsalt on, vaata, et te ei pea saatma, aga tegelikult, ma saan aru, et tegelikult teil on lihtsalt see, et te näete, et te mõtlete minu peale, tegelikult see on nagu cute. Et okei, saatke, kui seda ja see on cute, aga lihtsalt vaata, kui neid tuleb korraga nii palju, siis ma lõpuks ei viitsi isegi nagu vastata, sest ma olen seda sama asja näinud. Näiteks vaata mingi, et ma isegi panin story, et ma saan aru, et kui te näete seda reelsi mingi what is henopause ja siis see tähendab, et
sul on palju kanu Jaa. menopausi asemel. Mulle saadetakse ikka veel seda. Nagu vähemalt ütleme siuke, no nüüd tuleb tilgub siuke 4-5, aga algusaegadel oli siuke 30, 40, 50, see mingi shut the fuck up selle menopausi. Ja siis ei ole enam naljaks ka, vaata, kui keegi kogu aeg surub. Aga mul on nagu see, et ma olen isegi pannud ju story'sse, et te ei pea mulle enam seda riisi saatma, ikka saadad edasi. Mina ka. Aga no ma saan aru, et vaata, ega kõik followerid ei olegi kogu aeg netis või võib-olla magavad mingi asja maha, on ju. Näiteks, ma ei tea, mitu korda ma olen nüüdseks juba öelnud, kust ma vaatan seda Frommi või üldse, kus ma neid sarju vaatan. Ma olen minu meelest lähiajal öelnud vähemalt 3 korda. Ja. Ikka tuled kirjad. Kuule, aga olen kõik kohad läbi otsinud. Kus sa seda vaatad? Isegi mina küsisin, et kus sa vaatad seda, aga ma mõtlesin... Sina ise ütsid mulle selle lehe. Ja ei, ma ütlesin selle lehe, aga ma mõtlesin, et äkki sa leidsid ikkagi mingi äpi, vaata. Et äkki sa leidsid nagu, et mul on endal ka üks mingi piraadikas. Ma ei tea, kas see on vist illegaalne, et võiks öelda. Aga kui mina juba ükskord illegaalne olin, miks nüüd sina ei või olla? Ma olen üldse mingi saika rahistaja verde. Lendabki SWAT mulle sisse. Kus sa vaatad seda sarja? Ma ei tea. Te peate mind kinni siduma. Viige, võtke mind kaasa, siis ma räägin. Keegi peab mind koju viima. Okei, samas kui ma nüüd sellist juttu olen, siis ma ei saagi ettas olla, et mulle need mingid reelsi saadatakse, veadatakse tulabipolitseinikuks, kui ma lihtsalt minu arust meil on viimased 5 episoodi minu fetišitust. Kuule, aga teine küsimus, kui sa tahab minna abipolitseinikuks, kui raske ikka tavapolitseinikuks olla saab minna? Isekaitseakadeemiasse. See on, kui pikk see õpe on, mis sa arvad? Ma tegelikult tahtsin töövarjuks üks päev, aga mitte nagu aga keegi ei olnud nõus sind vastu võtma. Ei, tegelikult oli küll, ma rääkisin ühe ma arvan, ma võin ta kohta nüüd sõbranna öelda, sest et me oleme piisavalt kaua aega veetnud ja tema on siis, ta ei ole patrullis, ta on nagu kontori poole peal, ta on nagu business juhi mutt, vaata. Juhi mutt, naine, lady, love her. Ja siis ma olin talle mingi aeg, et ühel nagu peol, et kuule, kas ma võin sulle tulla, sest ta teeb väga huvitavat tööd, et kas ma võin talle töövarjuks tulla. Ja siis ta oli ka, ta ütles, et uurib, vaata. Aga siis ma tean küll ennast, et kui ta lõpuks ütleb, et ma võin minna, sest et vaata, sa pead kinnitama mingid asjad, ma pean kirjutama, et ikkagi allkirjastama, et ma ei räägi sellest, mis seal toimus ja niimoodi. Mulle ikka räägiksid. Ei, kui ma allkirjastad, sulle saad viimane inimene, kelle ma räägin, sa paneks kohe blogiposti, nalja teed. Ei, no allkirjastaks, pärast jääks see vangi, sest ma rääksin sulle kossi, vaata. Ma oleks mingi, come on, Simo. Mulle räägiti üks päev riigisaladus. Kui mul oli paha tuju, siis üks tüdruk kirjutas, et kas see teeks su tuju paremaks, et sa kunagi ütlesid podcastis, et sa tahaks riigisaladust. Kas sa räägid mulle ka või? Muidugi räägin, aga mitte praegu. Okei, aga ühesõnaga, et nagu see, aga siis ma tean, et kui ma lähekski sinna, siis nagu ma ütlesin, siis tegid seal nagu grupi sees nalja, et siis Kristina umbes chillib seal kohvinurgas terve päev, vaata, how you doing? Aga jagad visiitkaarti. Ja, et vaadake meie podcasti, et I'm a big fan, vaata. Aga teades mind, usu mind, ma istuks tal selle türuku selja taga terve aeg ja ma ei tõstaks oma pilku üles, aga siin ma kõvatan, siin olen meie mingi aga usu mind, kui mind politsei peatab, ma olen mingi, vabandust härra, palun ärge viige mind endaga kaasa, ma kardan, et ma nagu kõvatan siin, aga tegelikult ma sitaks kardan. Isegi kui ma selle Circle K kohvi võtan, ütleme tead, et 10 korrast 8 on alati politsei patrull seal ka. Ma ei vaata neile otsagi. Ma teen oma kohvi ja panen padavainino. Aga siin ma olen küll mingi haba. Ei, veel eriti hea, et seal ei vaata otsagi, siis jõuad autosse, vaid autouksed lukku, teed story, et te kujute ette, mis seksikaid piiste ma nägin. Ei reaalselt, ma olen mentally haige ja it is what it is. Sa oled mentally unwell, aga see on fine, sest et sellepärast me kõik siin ju olemegi. Täpselt. Nii. Tere, kirjutan teile oma senise elu kõige piinlikuma loo. 2 aastat tagasi otsustasin juuksurisse minna juustele punki juurde lisama minna. minna. Tahaks ikkagi minna. Kõik oli tore, soeng sai valmis, püsti tõustes meenus mulle, et eelneval päeval olid päevad hakanud, kuid lootsin, et tampoon teeb ületunde, mis enne minekut teele sisse sai pandud. Juuksur vaatas mind küll nagu tükk sitta, aga äkki tal oli halb päev. Mööda kesklinna kojukondides nägin, kuidas kõik mind vaatavad ja mina oma tubli peaga mõtlesin, et polegi enne nii ilusat soengut näinud, jah. Ja oi, kui tähtsa näoga sai koju mindud.
Suur oli minu üllatus, kui koju jõudes avastasin, et tampoon oli siiski varem töö lõpetanud ja helesinised teksad nii eest kui tagant verised. Safe to say, et sinna salongi enam tagasi ei lähe, aga puhtaks pestud püksid tuletavad seda hetke alati meelde. Teie veriste pükste ja tähtsa näoga Liina Sepp. No minu esimene asi on nagu juuksur, sa oled ise naisterahvas, et sa nagu vaatad nagu tükk sitt, aga sa ei ütle midagi või nagu, kuidas sa ei ütle? Nagu, jah, sest et ükski naine ei teeks ju meelega seda. Ja sina kui teine naisterahvas peaks aru saama, okei, ma saan nagu mees veel nagu debiilik ja ei tea selliseid asju ja mõtleb, et meelega veristas mul siin voodi täis ja on, aga nagu naisterahvana, kui ma näen, et kellelgi on mingi, ma ei tea, verine tagant, see on esim nagu, ma ei vaataks, aga mingi, ma ei läheks ütleks, et kuule, et sul on. Tead, ma isegi, kui ma tänaval näeks, et keegi kõnnib niimoodi, ma läheks tänaval ka ja oleks mingi kuule, et sul on väike accident, ikka midagi siit ümber tõmmata, whatever on ju. Teine peab terve tee koju minema, ja veel helesinised teksad. Täpselt, et ma ütleks 100%, et nagu me olime kas siis seal, kus me olime, Tais paadi peal ja siis Sten oli ujumas käinud, vahepeal kus ujud ja merevesist, konnu oli ninas, vaata. Ja siis muudkui irvitas ja naaris, aga ma olin tast algusest kaugel, mingi, et mistasin ta kõrvale. Ma olen, kas Sten, et see on ninakoll tee ära. Ja siis ta oli kistnud, et keegi ei öelnud mulle. Ma olen mingi, no loogi, et ma ütlen sulle, et nagu ma ei taha, et sa käiks nagu debiilik ringi. Et minu arust on, ma tean, et see võib olla, nagu sa mõtled, ebamugav, kuidas ma ütlen, aga usu mind, et palju. Tal on palju ebamugav, kõik peavad vahtima teda. Täpselt, et nagu vähemalt siis ma isegi, kui see nagu tal on verine, et ei saa võib-olla see äkki midagi muuta, äkki tal on mingi pusakotis, et saab varjad. Et ütle ikka vaata. Ma ei tea, tellid takso ja kükitad seal ja põlvilist. Take me home. Take me home. Ja ma takso ütleme, ma võta sind peale. Või lähed, võtad kuskil kilekotti ja siis paned kilekoti pärsi. Jah, no muud varianti. Aga ühesõnaga jah, et nagu ikka öelge, kui te näete, et kellelgi nagu midagi lappes on. Mina näiteks veristasin ükskord Kristine autoistmed ja panin käes. Mina veel tõmbasin käega üle. Õnneks tal on nagu mustad nahkistmed, et mitte mingi valged riidest istmed, aga no see oli jah päris kurb lugu. See oli päris kurb ja see oli nii cringe. Sest et minu jaoks see cringe, et nagu miks mu esimene mõte on vaata, et märg. Ja siis, kui sa panna käsi sisse. Tõmmata käeg. Ei no ma veel mõtlesin, aga minu peas. Mina ju istusin seal, mis sa mõtlesid, et ma kusesin siis sinna? Ei, no siis ma oleks veel vähem kätt pannud. Minu peas oli see, et sa läksid ära, aga ma ei pannud kohe oma kätt sinna sisse, kui sa püstitad kohe olen ka niimoodi. Et natuke läks mööda ja ma mõtlesin, et äkki sa ajasid vett sinna ja siis ma mõtlesin, kuna neil nahkistmed, siis ma tõmban nagu käega selle vee sealt nagu maha, vaata. Okei, nüüd see kõlab nagu mul oleks mingi 40 liitrit olnud. Ja see on nagu nii palju, aga see tundus siis nagu vesi, vaata. Ja siis, et see oli mustal pinnal ja lihtsalt tundus midagi märg ja siis vaatan, et käsi on punane. Aga see oli see, et õnneks ma, nagu ma olen podcasti rääkinud ka, et ma olen lapsevanem, mul on niisked lapid ja ma sain oma käe puhtaks teha, see liisve puhtaks teha. Aga lihtsalt see, et ja siis, kui ma just teen puhtaks, ma saada voice'i. Issand, mul hakkasid päevad, ma olen mingi, I know. I fucking know. Ei ole lihtne naine olla, meestel on küll ja aidake üksteist. Mehed võiksid ja sul olid mustad püksid ka need siis olid. Mehed võiksid ka persest veritseda, siis oleks aus. Siis oleks aus. Ja neile ma ei ütleks kunagi. Ei, veritsege. Aga by the way, ma siin näppisin oma sõrmust ja vaata, sa ostsid mulle Aussis sõrmus ja me ju seal proovisime seda sõrmust täpselt, et see läheks mulle siia sõrme ja see oli täitsa paras ja nüüd saad aru, ma olen nii skinny legend, et ma nii palju alla võtnud, et see, kui ma niimoodi on, see kukub käest ära. Et siis ma pean seda siin hoidma nüüd. Aga tead, see sobib sinna ka väga hästi. Siis ongi sul nagu mõlemas käes on üks sõrmus. Ja siis on see, et kui mul kunagi ikkagi tekib silmarõõm, siis see jääb ikkagi tema. Et see on sinule mõeldud. Aga mõtle, kui sa veel alla võtad, siis sa võtab veel sealt ka ära, kuhu sa siis paned väiksesse sõrme või tähendab pöidlasse. Pöidlas. No okei, aga siis seal on su piir. Rohkem sa ei tohi alla võtta. Sobib. Muidu on meie suhe läbi. Seda sõrmust väiksemalt ei saa teha. Ei, Kristina. Tead ka palju see maksab. I'm not made of money. Ma ei tea, palju see maksab ju. No, mitte väga palju. 100? Ütleme, et ta oli mingi 200-300 äkki. No ta on ikkagi soliidne. Nagu ma mõtlesin, ma ei saa ju tulla mingi... Ma saan 50 õuki panid, mis ikka vaata. Ei, ma ikka tahtsin kõige ilusamat. Aitäh. Aga ma arvan, küsi raha otsab. See resizing on, ma arvan, sama kallis. On tegelikult ehete resizing, maksab haiget palju nagu. Võta tükk ära või pane juurde, mis sa nüüd niimoodi röövid inimesi. Nii et ma siis ei võta rohkem alla väga palju. Ei, ainult pöidleni.
nii, aga võtan viimase kirja ja siis let's go. Hei naiskad, olen 20 naine ja kirjutan teile vist seetõttu, et pean selle kõik endast lihtsalt välja saama. Võib-olla vajan ma nõu, aga võib-olla vajan hoopis seda, et keegi teine ütleks kõva häälega välja need mõtted, mida ma ise veel tunnistada ei julge. Kõik algas eelmise aasta mais, mul oli kuni oktoobrini fuckbuddy. Kutsume teda Karliks. Ta oli igas mõttes imeline mees, kuigi meil oli kokkulepe, et oleme vaid sõbrad hüvedega. Siis tegelikkuses käitusime nagu värskelt armunud paar. Kõik oli ideaalne. Detsembris illus mu ellu mehekandidaat Mait. Paberil on Mait unistuste mees ja just see õige Märten, aga reaalsuses on see, et ma ei suuda teda Karliga võrdlemast lakata. Maidu juures häirib mind nüüdseks juba kõik. Siis on küll Märten, mind küll ei häiri midagi. Jah, ta justkui hingaks ka valesti. Igal hetkel taban need mõttele, et kuidas Karl tegi üht või teist asja paremini. Meie seksuaalelu Maiduga on peaaegu olematu. Tõeline Märten, mida sa arvad must üldse? Kuradi hingab valesti. Märten teeb võileiba, hingab valesti ja siis läheb alla korrusele magama. Jumala ei reaalselt. Ma arvan, et Karl oli sinu Märten, siis kui ta on nagu nii see vaata. Meie seksuaalelu Maiduga on peaaegu olematu, sest ma lihtsalt ei suuda. Musisid, kallistusi ja õrnus jääb aina vähemaks. Ning isegi nende väheste hetkede ajal igatsen ma taga seda, kui hästi Karl mind ja mu keha tundis. Ma tunnen end lõksus. Kas ma peaksin Karli lõplikult blokeerima ja üritama keskenduda Maidule, sest temaga oleks ju elu justkui õige ja stabiilne. Alles suvel ma särasin, aga täna tunnen ennast nagu vana ja närtsinu tõun. Olete imelised. Ma arvan, et Karl on su Märten, kui tema oli nii perfect. Ma arvan, et siin vahel on see, et vaata, ütleb, et see Karl ei taha teda. Ja. Et fuckbuddy. Vaata, me oleme sellest enne ka rääkinud, et mul on tunne, et naised ei oska sihukest asja nii hästi, et et kui mina mingi mehega, ütleme, hakkan mingi väljas käima, veelgi enam nagu magan temaga ja mul on temaga hästi fun ja niimoodi, siis minu loogika on see, aga ma tahangi taga koos olla. Et ma ei kujutaks ette, et ma veedaksin nagu palju aega, kui ta ütleb, et teeme kõike, mida paarid tegid, ma eeldan, et nad käisid ka siis lihtsalt niisama väljas, et mitte ainult ei bänginud kuskil. Aga mul on tunne, et mehed suudavad seda teha. Yeah. Nad võivad veeta suga 4 päeva järjest koos, rääkida sulle oma lapsepõlvest, oma suurimatest unistustest, naerda, teil võib nii lõbus olla, ja siis ta pärast on mingi... Miks sa üldse arvasid, et meil on midagi? Mis osa sellest 6 aastast, mis me koos veetsime, jättis sulle mulje, et ma olen huvitatud. Name one thing. Aga ma ütlen naise puhul, et nagu see on ka okei, kui nagu on naised, kellel tegelikult on, et see fuckbuddy sobib, aga ma ütlen, et see sobib, see fuckbuddy teema sobib ja naised võib-olla vahepeal tahavad ka ainult lihtsalt seksi saada korralikult kereda ja keppi ja see on fine. Aga naised ei hakka siis tegema neid asju, et käime väljas, käime jalutamas. Et see ongi see, et sa kepid ära, sa püsti ja lähed koju. Sa ei hakka, ei ole mingi kaisutamist, ei ole mingit lähme kinno või lähme teeme seda ka ja siis lähme umbes seksima. Ei, sinna nuss minema. Ainult siis toimib, sest et kui sa teed neid muid asju, siis sul hakkab see, et sa hakkad kujutama. Tegelikult ju on tore. Minul ei ole mitte midagi muud ka vaja. Ma kohe hakkan kujutama. No. Put that penis in me, we're married. Ja Märtenil nii oligi. Aga no õnneks Märtenil oli. Jah, sest et me rääkisime, kui me Vaagenglast tagasi sõitsime, et vedas, et Märten oli see mees, sest enamus mehed oleks mingi, kuule, mida sa kujutad? Saad sa aru tõesti, sest nagu ma ei tea, ma vist olen siin ka rääkinud, aga reaalselt mul oli niimoodi, et kui me esimest korda, ma olin Märtenit ju mingi 2-3 korda enne näinud, aga siis midagi ei olnud juhtunud. Eelmine kord, kui ma nagu viimane kord enne seda, kui me Pärnus uuesti kohtusime, kus me siis esimest korda nagu ööbisime koos, viimane kord oli olnud see, et ta läks minu juurest ära ja siis ta tegi mulle põse peale musi, ma olin mingi oh my god, it's happening. Ja no eks ma ei pidanud geenius olema, et aru saada, mis seal nagu Pärnus juhtud võib, aga ma ütlen ausalt, see oli nii fucking funny, kuidas ma sõitsin sinna Pärnusse ja ma olin nagu, et kõik mehed on nii fucking munnid. Nutsin autos, kuulasin mingi masendunud muusikat. Aga kuidagi järgmiseks päevaks ma olin oma selle konfidendi ikkagi piisavalt üles saanud. No ma ütlen, kui ma nagu juba olin temaga koos ja veetsin aega koos, siis mulle nagu kõik see, kuidas ta käitus, ma sain aru, et see... Aga samas ei tea, vaata jällegi, see võib-olla nad võivad käituda igat fucking pidi, võivad su kätt hoida seal ja ma ei tea, mis asju veel teha, onja. Aga siis ma tegingi selle lükke, et vaata, Andra tuli mulle järgi ja siis ma läksin Andraga Tallinnas, siis ma mäletan, et me olime Mäkis ja siis sõitsime Mäkist välja ja siis ma kirjutasin Märtenile, ma loodan, et sa saad aru, et me nüüd käime. Siis ta oli mingi,
ja obviously yes. see oli win for you, nii et aga see on aga sulle ühesõnaga ma ütlen seda, et kui Letted Mango jah. Sellepärast, et see ei ole nagu kui kellegi hingamine närvi ajab, siis see ei ole see. Jah, ja pealegi isegi kui see Karl on või see Mait on nagu tore mees või bla bla, aga siis sa raiskad ju toreda mehe aega ka, kui sulle tegelikult ei meeldi. Ma ei tea, me praegu siin eeldame, et see Karl ei taha teda, no okei, mine siis äkki uuri asja ja kui ta ei taha, siis liigu nendest mõlemast edasi. Jah, sest et praegu on ikkagi see, et see Mait nagu, sa raiskad tema aega ja tegelikult ta ei ole sinu Märten, sa ei armasta teda, kui sa ei taha temaga isegi seksi, tahad, et puudutaks sind, ta hingamine ajab närvi, et ta on lihtsalt mingi tüütu mees sinu, aga see on Malju Lõla nii, et ma arvan, et let that go ja it is what it is. Noh, aga paneme pillid kotti, hakkame siis meie lunchi sööma. Märten pakkis meile kaasa 2 klaasanumas. Okei, see on küll minu tehtud, aga ta oli mingi, mõtlesin, et äkki teil läheb kõht tühjaks, võtta oli kahvlid kaasa, pandi ilusti karbi sisse. No väga cute. Igatahes aitäh ja siis näeme järgmisel nädalal. Ja ma ütlen teile kohe, et mul on sama outfit, sest et Dennis Võrdis. Jah, davai, tšau. Tšau.